Head kuulajad ja vaatajad. Pärast seda, kui eelmisel neljapäeval kukkus Lätis taas alla 2 Ukraina lahingudrooni, millest üks tabas teatavasti kütusehoidlat, teatas riigi kaitseminister Andris Spruts ametist tagasiastumisest. Kas poliitilise mängu osana või mitte, aga vahetult enne Sprutsi tagasiastumisest teavitamist asus seda nõudma ka peaminister Evika Siilina. Iroonilisel kombel on tänaseks tagasiastunud temagi. Kas pole aga tähelepanuväärne, kui erinev on Läti poliitikas reaktsioon drooniintsidentidele, mis on vägagi sarnased Eestis toimunule? Tegelikult on sõjadrooni sissesõitmine Auvere elektrijaama strateegilises plaanis ju oluliselt tõsisemgi juhtum kui see, mida kogeti Lätis. Ei Pevkuril ega Michalil ei tule aga tagasiastumine mõttessegi. Ja meediagi pole seda neilt nõudnud. Viimane drooniintsident tekitas aga segadust ja hirmu mitte ainult õigeaegse ohuteavituseta jäänud Läti elanikes, vaid ka infosulgu jäänud poliitikutes. Kokkuvõttes soovis Sprutsi umbusaldada mitte ainult opositsioon, aga ka osa koalitsioonist. Kuigi Siilina sõnul näitas juhtunu veenvalt, et kaitsesektori poliitiline juhtkond ei ole suutnud täita oma lubadust tagada Läti riigi territooriumi kohal turvalist taevast, lisas ta ühtlasi, et Sprutsi taandamist ei tinginud mitte ainult hiljutised drooniintsidendid, vaid üldine olukord kaitsesektoris. Ettepaneku asuda uueks kaitseministriks tegi Siilina kolonel Raivis Melnisele, kes ka ettepaneku vastu võttis. Kuigi manööver on kahtlemata sisepoliitiliselt laetud, tähendab see siiski, et Läti kaitseministriks sooviti professionaalset sõjaväelast. Niisiis valmistab Läti peaministrile tõsist muret üldine olukord kaitsesektoris. Aga paralleele tõmmates peaksime küsima, kuivõrd erinev on reaalne olukord Eesti kaitsesektoris. Missugused põhimõttelised muutused on toimunud pärast mullust hävitavat Riigikontrolli auditit? Või kas need on üldse aset leidnud? Riigikontroll leidis Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste arvepidamises hulgaliselt probleeme, nagu põhjendamatud ettemaksed või ebaselge varade arvele võtmine. Samal ajal liigub kaitsevaldkonda üha rohkem raha ja Riigikontrolli hinnangul vajavad sellised probleemid lahendamist otsekohe. Et asjade üldine seis on viisakalt väljendades hapu, sellest saab aimu ilmselt kõige valitsusalandlikuma meediaplatvormi Delfi hiljutisest juhtkirjast. Nimelt täheldab isegi Delfi murega, et oleme suurendanud kaitsekulutusi enam kui 5% SKT-st, mis teeb ümmarguselt 130 eurot inimese kohta kuus, mis omakorda tähendab üle 500 euro 4-liikmelise pere kohta kuus. Mõelge korraks rahulikult selle numbri peale. Rohkem kui 500 eurot igas kuus 4-liikmelise pere kohta. Niisugust koormat on isegi laenurahaga ränk kanda, nendib Delfi toimetus. Aga mitte vähem oluline kui nimetatud summa on küsimus sellest, mida konkreetset oleme ikkagi nende hiiglaslike summade eest saanud ja saamas. Olen oma kommentaarides korduvalt viidanud, et kasvav protsent SKT-st iseenesest ei ole riigikaitse kvalitatiivsele paranemisele viitav parameeter või argument. Kui isegi ettevõtte äriplaanilt eeldatakse äärmist numbritepõhist konkreetsust ja detailsust, siis riigikaitsekavad näivad olevat pigem pehmed, loomingulised mõttepaberid. Raamatupidamisest ärme parem räägigi. Ometi ei ole militaarial, humanitaariaga palju muid puutepunkte kui omamoodi käsitlus inimelu pühadusest ja puutumatusest. Täpsemalt õigustatud erandite loomine ja kinnistamine. Millal on õigus tappa võõraid ja millal on põhjendatud vajadus saata surma omasid. Võhiklikest poliitikutest riigikaitse kõrgemad korraldajad, just nagu ka poliitilise määramise teel väejuhi seisusesse tõstetud sõjaväelased, teevad aga panuseid nagu kasiinoomaniku pojad. Kui Fortuna naeratab, kasseerin võidu sisse, kui mitte, hoiab diiler moka maas. Teatavasti kanditakse praegu sõjatööstuskompleksile meeletuid summasid maksumaksjate raha. Selles vastupandamatus tõmbes liiguvad ka kaitsevaldkonna juhtivtegijad riburadapidi suuremate padade äärde. Ikka ettevõtetesse, milliste idundamises on ise viisil või teisel osaliseks oldud ja kust nüüd minnakse teenitud priskeid dividende välja võtma. Sest sellist pöörast aega, kus riiklikud riskikapitali fondivalitsejad kingivad alustavatele ettevõtetele 10 miljoneid stardiraha, pole enne olnud. Nagu juba öeldud, on asjade selline seis pannud nihelema isegi Delfi, mille toimetus leiab, et Kaitseministeerium, aga võib-olla ka valitsus tervikuna, peaks koostama vahearuande, kust nähtuks, mida konkreetselt 5% SKT-st meil ikkagi annab. Kuidas täpselt ja mil viisil iga maksu- või laenurahast eraldatud 10 miljonit meid paremini kaitstuks teeb.
Kuna tõenäoliselt on riigikaitse riigikorralduse kõige materiaalsema iseloomuga valdkond, tuleb jätta sõnasalat ja anda inimestele ümberlükkamatut empiirilist tõendusmaterjali. Arusaadavalt on aga tõendusmaterjali raske pakkuda, kui seda lihtsalt ei ole. Materjali väljamõtlemine viisil, et see oleks ka usutav, pole alati lihtne ülesanne. Meie lääneliitlaste juhtivad meediaplatvormid kirjutavad järjepanu, et Venemaa võib tunda, et tal on praegu ideaalne ajaaken NATO ründamiseks. Salajasele luureinfole viitav Ukraina president Zelenski mainib selles kontekstis Baltimaid. Veel eile üksmeelselt meie julgeoleku garandiks peetud USA on meid aga Himarsite moonaga tuimalt üle lasknud ja samal ajal ähvardab üldse NATOst lahkuda. Kaitsesektor on aga nagu eriti suureauguline rahasõel. Ukraina sõja 5. aastal puudub AI hüppesse takerdunud Eestil endiselt isegi töökõlbulik ohuteavituse rakendus. Selliseid tõsiasju silmas pidades pole mõtet sarjata inimesi, kes söandavad aina enam kahelda ka meie ülejäänud kaitsevõime tõsiseltvõetavuses. Võiksime ju rääkida üldistavalt põhimõttelistest vigadest Eesti strateegilises kaitseplaneerimises, aga operatiivplaneerimise läbikukkumine on praegu veelgi selgemini nähtav. Probleemid algavad juba olukorra teadlikkuse ja eelhoiatuse tasandilt. Heidutus teatavasti ei toimi, sest me ei ole suutelised Ukrainale oma üheselt võetavat sõnumit kohale toimetama. Täiesti haledad palved võimaluse korral meie õhuruumi rikkumisi vältida ei ole veenvad. Seejuures näivad puuduvat või omavad kesist katet ka kaitsetegevuse kavad. Kõikide drooniintsidentide ühisnimetajaks on tõdemus, et siiani puuduvad täpsed plaanid selle kohta, kuidas peavad erinevad ametkonnad ja üksused kriisi korral tegutsema. Vasturääkivustest kubisevad pressikonverentsid, infolüngad ja salastamine on kõike muud kui ühiskondlikku sidusust kasvatavad, usaldust sisendavad ja kaitsetahet kergitavad. Droonid lendasid eile, lendavad täna ja lendavad ka homme ei ole kriisikommunikatsioon. Ja võõrad sõjadroonid vaba ja rippumatu Eesti taevas ei saa olla uus normaalsus. Kui üle kõikide võllide keeratud sõjahüsteeria ei lämmata mitte ainult oma rahvast, vaid peletab eemale ka majandusele vajalikud välisinvesteeringud, ei ole enam abi nii-öelda uue sõnumiselguse loomisest. Me teame väga hästi, kelle reaalne töö tegemata on. Aga mitte vähem hirmutav on lugeda teateid Kaitseministeeriumi järjekordsetest edulugudest. Sest mis tahes rakursi alt ka ei vaataks, ikka jääb kummitama korruptsioonioht, ressursi raiskamine ja tegevus, mis lähtub läbinähtavalt muudest huvidest kui riigikaitse esmased vajadused. Endiselt ei suuda Kaitseministeerium ja Kaitsevägi marsirivis ühissammu korrigeerida. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo laiutab aga käsi ja ütleb, et ta täiesti ausalt ei mõista, miks kaitsetööstus pole muutunud julgeolekuolukorraga kohanenud. Et kõik on justkui õigesti tehtud, üheplaaniline sõjaline nõuanne on antud, aga raha on läinud, moona ei ole. See, et meil on Himarsi taga ei ole neile laskemoona, ei pruugi olla ka viimane näide. Eesti on loonud Himars mitmikraketiheitja meeskonnad, treeninud neid õppemoonaga, aga lahinguolukorraks laskemoona ei ole. USA president on otsustanud edasi lükata laskemoona tarneid mitmele riigile, teiste hulgas ka Eesti. Kahjuks mõjutakse meid, millal need tarned taastuvad, ma ei hakka isegi spekuleerima, aga meie üksus on valmis iseenesest, aga moona kohale saabumine on edasi lükanud. Tuleb leida asendus, ütleb kindral Merilo. Ja praeguses maailmas ei jää Himars tõenäoliselt viimaseks selliseks näiteks. Pärast Ukraina sõja algust on Iraani sõda juba teine tõend, et nõudlus kasvab, aga tööstus ei pea sammu, ütleb Merilo. Ma ei tea, miks klassikaline kaitsetööstus pole endiselt aru saanud, et nõudlus on suurenenud. Me peame vaatama laiemalt, mitte jääma kinni selle, kas saame Himarsile asendusmoona, vaid vaatame, millised süsteemid võiksid seesama efekti meile kohale tuua lähitulevikus. Oma arust on nagu kõik on tehtud targasti, ei ole midagi valesti, mingid valesid käike tehtud, aga raha lihtsalt enam ei ole. Pärast ülespuhutud eduloo põrmuvajumist võttis kaitseminister Hanno Pevkuril uue sõnumi koostamine tervelt 2 nädalat. Ei, tegelikult hakkab korruptsioonijäljega türklaste poolt Eestisse rajatav tehas siiski ka meile kõlbuliku moona valmistama. Vähemalt selline on türklaste suuline lubadus, sest mingeid vastavaid lepinguid seni sõlmitud ei ole. Aga tehas tuleb. Pevkur andis omapoolse sooja soovituse lõpetada spekulatsioonid ja keskenduda sellele, et Eestisse tuleks investeering ja loodaks 1000 töökohta. Täiesti õigustatud küsimus, kellega ettevõte need kohad reaalselt täidab, ei kuuluvad kaitseministri pädevusse. Igatahes on türklaste ettevõte ise teatanud, et mingi osa vajalikust tööjõust tuuakse sisse.
Kui suur see mingi osa võiks olla, sellest paraku vaikitakse. Igati sobivalt oli ka kuu alguses Riigikogus 3. lugemisel 2 välismaalaste seaduse muutmise eelnõud. Neist esimesega 3-kordistatakse kolmandatest riikidest Eestisse lubatava odavtööjõu kvooti ja leevendatakse sissetoodava tööjõu tingimusi. Muu hulgas langetades nõutud palgamäära taset vaid 0,8 keskmise palgamäärani. Teisega võimaldatakse töö kaotavatel välismaalastel viibida Eestis töötuna kuni 9 kuud ja laiendatakse juurdepääsu kõikidele Eestis kehtivatele toetustele. Seega nähtub, et vaatamata massiivsele rahakülvile ei ole lood meie omariikliku kaitsetööstusega sugugi hästi. Ja just samuti pole kvalitatiivselt paranenud meie reaalne kaitsevalmidus. Tõsiasi on see, et suur raha ei pane tingimata pingutama ega sunni innovatsioonile. Pigem teeb see hoopis mugavaks. Mugavuse ja saamatuse kombinatsioonis kujunenud olukorda püüab aga oma huvides ära kasutada Kiiev. Olukorras, kus Ukraina lahingudroonid sisenevad järjepanu Baltimaade ja Soome õhuruumi, kukuvad alla ja tabavad meie kriitilisi taristuobjekte, on ukrainlased aktiivselt lahendust pakkumas. Nimelt, nii uskumatu nagu see ka ei kõla, on Ukraina valmis igasse muret väljendanud riiki paigutama oma lahingukogemusega droonitõrjegrupid. Jah, saite õigesti aru. Ollakse valmis saatma oma relvastatud droonisõja eksperdid võimalikult paljudesse NATO liikmesriikidesse drooniohuga võitlema ja andma sellega Venemaale senisest veelgi tugevama kaasuspelli. Niisiis nähtub, et Ukraina ei ole sugugi loobunud püüdlusest lääneriike vahetult sõtta tõmmata. Aga seda masendavam on täheldada meie endi riikliku reaktsiooni hambutust. Väidetavalt on küll Euroopa koostamas USA vaba NATO kava, kuid seejuures jäetakse muidugi ütlemata, et NATO struktuur on pea igal tasandil täielikult üles ehitatud Ameerika juhtimisele, alates logistikast ja luurest kuni kõrgeima väejuhatuseni. Ütlemata jäetakse seegi, et ühelgi NATO liikmesriigil Euroopas pole alliansis USA liidrirolli ülevõtmiseks vajalikku võimekust ega staatust. Olulises osas sellegi tõttu, et ainult USA suudab pakkuda kontinendi üles tuuma vihmavarju, millel on ehitatud jõupõhise vastastikuse kaitseprintsiip. Ka üha enam jõudu koguv Briti opositsioon on sunnitud tunnistama, et peegel, mida president Trump praegu Euroopa silmees hoiab ja millesse meil on nii ebamugav vaadata, näitab, et ilma USA-ta ei suuda me end reaalselt kaitsta. Olukorras, kus oluline osa Briti tuumaheidutusest sõltub tegelikult Ühendriikidest, on Euroopa strateegiline autonoomia naiivne muinasjutt. Missugune peaks olema antud võrrandist ja realiteetidest lähtuv Eesti välis- ja julgeolekupoliitika, see kipub võimukoridorides retooriliseks küsimuseks taanduma. Mingi ettekujutuse meie poliitilise ja bürokraatliku eliidi arusaamadest annab eelpool käsitletud laskemoonatehasega seonduv rähklemine. Ähmasevõitu visioonidele ja lõpuni mõtlemata mõtetele järgnevad puudulikud plaanid ning neist kooruvad kaheldava väärtusega teod. Ka siin valitseb peegli allegooria. Kas toetada jäägitult Ukrainat tema sõjalises pürgimuses õiglase rahuni ja tugevdada võidunarratiivi, kummardada hinge müües ja lapsi ohverdades kuldvasikat ilma vähimagi lootuseta paremale homsele või teha midagi madaldavalt meeleheitlikku, nagu Eesti peaminister Kristen Michal poseerides koos abikaasaga välismeedias avaldatud nunnupiltidel ja paludes Eestit mitte hüljata. Mõte sellest, et ehk peaks hoopis julguse kokku võtma, selja sirgu ajama, senise kursi ümber hindama ja kaaluma lõpuks ometi iseseisva riigi huvisid silmas pidava iseseisva poliitika ajamist, mõistagi ei aktualiseeru. See olevat hoopis vägagi Kremli-meelne mõte. Mõtteainet on siin õige rohkelt. Muu hulgas seonduvalt signaalidega, et juba olemegi välisisennatele kuuletudes ja taas neile truudlust vandudes valmis suunduma järjekordsesse meie sõtta Lähis-Idas. Sest kui isand läheb sõtta, ega siis vasall saa maha jääda. Selge see. Aga sellest räägin juba mõnes järgmises kommentaaris. Eesti võib saata Hormuzi väina staabiohvitsere, allveerobotite meeskondi või ühe miinijahtija, et anda oma panus Prantsusmaa ja Suurbritannia ühisalgatusse, mille eesmärk on siluda suhteid USA-ga. Tänaseks aga tänan teid vaatamast, kuulamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!